Seda kohta, kus mina oma kontorit ja tööruume pean, kutsun ka hellitavalt garaažiks, siis kui öeldakse sõna garaaž, siis see on midagi härrasmehelikku, midagi, mis paneb iga daami naeratama. No me oleme siin Cupra salongi avamisel, kui nii võib nimetada. Varem olite top-autos, et kas see ruum jäi väikeseks, et tõesti Cupra on nii populaarseks osutunud inimeste seas? Ja see on tõsi, et Cupra on muutunud väga populaarseks ja seda mitte ainult nagu Eestis, ütleme niimoodi, vaid et ka ülemaailmselt. Ja neid Cupra salonge sellise moel nagu täna siin, mida nimetatakse Cupra garaažiks, on üle maailma avatud selle aasta lõpuks 700 tükki. Mis tähendab, et see oli ainuke võimalik jätk üldse, et pakkuda sellist erilist kliendi elamust, mõnusat keskkonda, kus endale uut autot valida. Ega siin ei ole ju saladus, et Cupra on väga populaarne. Et kas need suured müüginumbrid tulid teile ka üllatuseks või see, mis te prognoosid, läks täpselt nii? Tegelikult, kui see bränd loodi, siis 5 aastat tagasi, mis härra Wayne Griffith, kes hetkel oli lihtsalt üks disainer selles Seat grupis, tuli välja geniaalse ideega, teeme siia sellest sportlikust Seat Cuprast, teeme tast eraldi brändi ja kõik olid väga skeptilised. Ta oli, ütleme nii, et üsna ainus, kes sellesse kõigesse uskus ja edulugu hakkas esimesest hetkest peale, kui Formentor sai lansseeritud. See oli üsna alles, kui tegelikult oli inimeste soov, ületas selle pakkumise, et me ei suutnud nii palju toota, kui inimesed siis oleksid soovinud reaalselt endale seda autot tellida. Kui palju erinevaid Cupra mudeleid täna garaažis nii-öelda teil on? Ja garaažis on täna, siis nimetame 4, aga tegelikult võib ka öelda 5, et on Cupra Formentor, siis Cupra Leonil on 2 versiooni, et on siis luukpära ja universaalkerega, et Cupra Leon Sports Tourer, siis on olemas Cupra Ateca ja täiselektriline Cupra Born. Kas te olete kuidagi nagu välja ka toonud, et kellele see Cupra sobib, et see tunduks justkui nagu sellisel sportlikule pereinimesele, et kes tahaks natukene spordihõngu ja ägedat disaini? Selle autol on tegelikult hästi huvitav taust, et kui esialgu, kui ta oli veel nagu Seat Cupra, siis ta tõepoolest tähendas sellist puhast sportlikkust. Tänaseks on Cupra mudelirivis saadaval tegelikult ka väiksema võimsusega versioone, mille hinnaklass loomulikult jääb ju madalamaks, et enam ei räägi ainult sellest tohutust nii-öelda petrolheadist, kes võiks tulla meie salongi endale ostma seda ülisportlikku toodet, vaid see auto on disainilt nii veel tahe eriline, aga oma olemuselt sobib ta tegelikult kõigile. No vaadates Cupra autosid, siis vaevalt see menu kuhugile kaob, et kuidas nüüd autodega lood on, kui tõesti sooviks endale ühte Cuprat soetada, et kui kaua ootama peab? Hetkel on meil isegi laos päris suur hulk autosid, millel on ka eripakkumisi, aga kui rääkida nagu tõesti tehase tellimusest, siis pigem me võime rääkida kindlasti alla 6-kuusest ooteajast, et mõne puhul isegi nagu 4 kuud, mis on selline täiesti tavaline aeg, täiesti tavaline ooteaeg, mis oli meil mõned aastad tagasi normaalsus. Nii et kes veel ei ole Cupraga nii-öelda sõbrunenud, et siis tasub tulla siia teie salongi? Ikka tasub tulla ja siia ei pea tulema ainult tõepoolest selleks, et tulla ja et ma nüüd pean ostma selle auto kohe. Tule lihtsalt siia, sa osa sellest emotsioonist, sellest mõnusast atmosfäärist, veeda siin aega, tule joo kas või kus sõbraga siin kohvi, arutle maailma asju ja siis vaata, mismoodi see Cupra kui autobränd sind kõnetab. Kes veel ei tea, kus uue Cupra garaaži leiab, siis on Sõpruse puiestee 170. Aga siinjuures mainin ära loomulikult ka selle, et Cupra hooldus jääb senisesse siis top-auto majja, mis on siis Sõpruse puiestee 18.